Minul pole Keit Pentus-Raharollus meeldinud juba pikemat aega. Minule ei meeldinud ta enne, kui ta oma edeva tuhkatriinu pulmat pidas. Minule ei meeldinud ta enne, kui teda süüdistati pätiselt Riigikogu rahaautomaatidest Isapanga arvet tühjendamas. Minule muutus Pentus-Raharollus ebameeldivaks, kui mina seostasin tema linnaosa vanema rolli tapmise katsega. Võib-olla teil on selle juhtumi vastu huvi. Ma algan selle tapmise katsega. Üks minu tuttavatest oli tülis maffiatüüpi korteriühistuga. Nagu olen aru saanud, minu tuttav esitas hagi korteriühistu vastu. Selle tagajärg oli, et 2 uut luksusautot läksid tema korteri ees põlema. Üks Volvo ja üks BMW. Mõlemad autod muidugi kuulusid sõbrale. Sõber siis sihtis valvekaamerad parkimiskohale ja hakkas sõitma kasutatud Lada 04-ga. Ma räägin temast pisut. Ta on selline mehemürakas. Mina, kes ei karda midagi ega kedagi, temaga ei julgeks kaklema minna, kui ma just selja tagant raudtoruga ei ründaks. Tuleb välja, et niimoodi teda rünnati. Ühel talvel hommikul tema pühkis lund oma 04 akendelt, kui sõitis Lada 05 tema kõrvale. Autonumbrid olid peidetud lumekihi all. Autost astus välja noor nolk raudtoruga ja lõi minu keskealist sõpra vastu pead. Peast voolab palju verd ja lumi oli verega kaetud. Sõber langes hunikusse sinna vereloiku meelemärkuseta. Teine nolk astus ka autost välja ja vist tahtis tõestada, et ohver oli surnud ja suunas kõva jalalöögi vigastatule. See valus löök kuidagi äratas sõpra ja tema jäi liigutamata keset teed nolkide auto taga stange juures ja teeskles surma. Kui poisid olid autosse tagasi istunud, ajas ta kuidagi ennast põlvili ja pühkis autonumbri lumest puhtaks, et see oleks valvekaameratest näha. Ja siis vajus jälle meelemärkuseta. Naabrid kutsusid kiirabi ja sõber viidi pikale haiglaravile. Kaamera salvestusega oli auto tuvastatud, nolgid vahi alla võetud ja nende seost korteriühistu maffiaga tõestatud. Nüüd on aeg seletada, miks mina sellest üldse tean ja kuidas Keit Pentus-Raharollus on selle looga seotud. Mina tean asjast sellepärast, et minul oli sama korteriühistuga sama sorti tüli, sest minul oli samas majas korter. Sõbrast, kellest jutt, oli mitmed korterid ja vähemalt 2 äripinda. Meie ühine tüli seisnes korteriühistu arvetest. Nii mina kui ka rünnatud sõbrakorterid ja äripinnad olid varustatud elektripõranda küttega, millest meie maksime Eesti Energiale ja millega panustasime oma kulul ka maja kõrval korteritesse sooja, seega vähendades terve maja küttekulu. Meie ei pidanud õigeks, et maksame 2-kordselt kütte eest. Mina müüsin selle pärast oma korteri maha ja minu sõber läks vaidlusega kohtusse. Nagu te juba aru saite, tüli ei piirdunud kohtuvaidlustega. Läbi pidi elama iga päeva ähvardused. Sõbral keerati kommunaalvesi kinni, kuigi veearved ja kõik muud kommunaalmaksud olid makstud, välja arvatud kohtus vaidlustatud küttekulud. Tüli keskele astus siis noor linnaosa vanem Keit Pentus-Raharollus, kes kirjutas pika ajaleheartikli korteriühistu ja eraisiku vahelisest lahkarvamusest. Nagu ta oleks mingi juuraekspert või teaks üldse midagi asjast. Tema artikkel määras korteriühistu õigeks ja eraisiku süüdlaseks.
Selline otsus oli ju kohtupädevuses, mitte linnaosa vanemal ja tema artikkel oli mõeldud kohtu mõjutamiseks. Kui ma ei eksi, siis kohe peale artikli julgustuse korteriühistus korraldas mõrvakatse. Ma tahan kasutada seda juttu, et selgitada, miks poliitikud kehvi otsuseid teevad. Ega Pentus-Raharollus ei tundnud ju korteriühistu maffiat ega korteriomanikke. Pentus-Raharollusel oleks võimalik uurida nii hagija kui ka ühistu tausta ja vähese uurimisel oleks selge, et ühistutüübid olid nõukogude ajal karistatud. Pentus-Raharollusel oli 2 lihtsalt otsust, kas üldse sekkuda ja kui sekkuda, siis kelle poolt. Mina väidan, et mõlemad otsused olid tädile lihtsad. Tegevuskulu oli praktiliselt 0. Tõenäoliselt tõi korteriühistu kirjalikult mingi õiendi kaasa, millest artikkel oleks lihtsalt ja vähese vaevaga valmistatud. Sekkumine ühistus poolel võimaldaks rohkem valijaid meelitada kui sekkumine üksiku korteri omaniku poolel. Ja kui võimalik vähese tegevuskuluga midagi korda saata, mis võiks endal kasulik olla, muidugi see sai tehtuks. Aga neid mõtteid on aeg kohaldada üldisemalt eliitpoliitikutele. Poliitikud alustavad oma karjääri ühismeelsete inimeste grupis. Et grupis autoriteeti saavutada, on vaja märkimisväärset tegevuskulu. On vaja paljudega suhelda, koordineerida ja juhendada. Ja poliitiline aktiivsus nõuab aega ja raha ja pühendumist. Alles pingutustega jõuab juhtivale kohale või valituks. Aga kui oled grupis või parteis jõudnud juhtivale kohale, autoriteetsele kohale, vajab see vähem tegevuskulu. On tõestatud, et grupijuhid vähendavad suhtlemist alluvatega ja suhtlevad rohkem teiste autoriteetsete inimestega. Minu näitega Pentus-Raharollus eelistas ühistu juhatuse liikmetega rääkida ja mitte üksikute korteri omanikudega, kes olid vaid tavavalijad. Erakondades on näha, kuidas eliit eelistab eliitide seltskonda. Nad pidutsevad omavahel. Koosolekud ja otsustamisistungid ei arva kaasa lihtliikmeid ega tavakodanikke. Ainult võrdväärsed autoriteetsed liikmed töötavad koos. Selline käitumine on igati loomulik, sest see vähendab juhtivate poliitikute tegevuskulu. Kahjuks see mall tähendab ka seda, et juhtivad poliitikud kaotavad seoseid lihtrahvaga ja ei oska alluvate vajaduste ja tahtmistega arvestada. Halvem on, kui juhtivad poliitikud sõlmivad vandenõu üksteise abistamiseks oma valijate arvelt. Näiteks Tallinki, Rail Baltica, Nordica, Estonian Airi, Eesti Energia välismaa investeeringute rahastamised ja nii edasi. On ka halvem, kui juhtivad poliitikud aktiivselt halvustavad üksteist. Erinevad poliitikud ju esindavad erinevaid valimisringkondi. Selle asemel, et üksteist maha teha, on ju ühiskonna heaks, kui nad töötaks koos, käsi käes, suurema ühiskonna heaks. Selline mahategemine on ajaloos läinud üle igasuguse piiri. Rooma keisrite ajal oli Rooma linnas probleemid lihtrahva puust elamute põlengutega. Üks Rooma rikkam mees Crassus käis tulekahjudel pakkumas põleva maja omanikul raha, et osta maja ja maa, mille peale maja oli ehitatud. Crassuse moodi käitumine oli näha ka taas iseseisvas Eestis, kus tänapäevased kinnisvaraarendajad leidsid, et tulekahju tagajärjel oli sundüürnikust kergem lahti saada ja muinsuskaitse nõudlusest ennast vabastada. Aga ma kaldusin kõrvale. Kaiser Augustuse ajal oli vabastatud ori, kelle nimi oli Ignatius Rufus. Ignatius Rufus lõi vabatahtliku pääste- ja tuletõrjujate rühma, kes tulid appi tulekahjudel. Ignatius Rufuse meeskond oli nii populaarne,
et keiser Augustus kartis, et Rufus võiks organiseerida lihtrahva toetust endale ja et endine ori konkureeriks keisri vastu. Tagajärg oli selline, et Augustus mõistis vabatahtliku tuletõrjujate juhi surma. Augustus leidis, et tegevuskulu oleks väga suur, kui keiser oleks tahtnud konkureerida mehega, kes pakkus ühiskonnale sotsiaalteenuseid. Tegevuskulu oli väiksem, kui Ignatius Rufuse lihtsalt hukata. Eesti poliitika pole veel üksteise hukkamisele jõudnud, aga üksteise materdamisele küll. Selle sama Ignatius Rufuse näitest saame aru, miks lihtrahva protestaktsioonid ei mõju poliitikutele. Poliitikul pole mingit asja selle mõnekümne inimesega, kes Rail Baltica siltidega kõnniteel seisavad. Sellised protestijad ei valmista eliidile mingit ohtu, sest poliitikud ei pea tähtsaks lihtinimestega suhteid. Seetõttu lihtinimestel pole mingit võimu. Võimu on protestijatel alles siis, kui nendel on liider, kes võiks asendada olemasolevat võimu. Aleksei Navalny on tsaar Putinile sama ohtlik kui Ignatius Rufus oli keiser Augustusele. Navalny meelitab ju endaga kaasa suure hulga ühiskonda sotsiaalteenusega, mis paljastab Venemaa oligarhide korruptsiooni. Ameerikas on liikumine indivisible või eesti keeles jagamatu. Indivisible üritab poliitikuid mõjutada mitte ainult oma aktsioonidega, vaid nende läbi, kellega poliitikud peavad läbi käima. See grupp pöörab protestiaktsiooni tänavatelt otse võimueliidi kodude ja korteri juurde ja ümber. Indivisible mõjutab lähedaid naabreid, survestama poliitikuid tagasi astuma, et neid asendada meelepärasemate poliitikutega. Poliitikud on sellisele survele vastuvõtlikumad, sest nad ju peavad suhtlema lähinaabritega ja naabrite ees nad võivad isegi vähekest häbi tunda. Kui tahad poliitikuid mõjutada, teed seda ainult grupiga, millel on karismaatiline juht, keda võimueliit ei saa ignoreerida, või läbi valijaskonda, mis poliitikuid võimul hoiab. Meile ei meeldi poliitikud, sest nad tahavad tehingukulusid alati vähendada. Teevad ainult seda, mis on neile kõige lihtsam. Need, kellel on autoriteet, on alati opositsioonis nendega, kellel puudub autoriteet. Eliidil on ühine kultuur. Eliidid on organiseeritud ja eliit tegutseb oma positsiooni kaitsmiseks, isegi oma poliitiliste vaenlastega, kui kaitsevad ennast lihtrahva protesti ja viha eest. Peavoolumeedia aitab eliidil tehingukulu vähendada. Nagu Keit Pentus-Raharollusel oli lihtne ennast reklaamida artikliga, on ka igal poliitikul lihtsam ligipääs meediale kui tavainimesel. Meedia tähelepanu on alati võimalik meelitada sensatsiooniliste ja ennekuulmatute tegude ja avaldustega. Eriti, sest need nõuavad vähem vaeva kui individuaalsete valijatega suhe loomine. Seepärast mina olen mitmed korrad soovitanud, et poliitikute ametiaega on vaja piirata ja poliitikuid peab saatma tagasi oma valijaskonda sundpuhkusele vähemalt ühe ametiaja, et poliitikud on sunnitud oma valijaskonnaga taas tutvuda. On vaja saata karjajuhid, kes kas karja tagasi või tapamajja, kuna ametisse kaua jäämisega nad unustavad oma toetajad ja ainult loorberitel puhkavad.